No nii, tere, armsad õlisõbrad. Me oleme taas siia neljakesi kogunenud, Triin, Eeva ja Margit ja mina, Maris, et jagada siis doTERRA elustiili nippe, mõtteid, teemasid. Ja täna oleme siis siin valmis läbi rääkima ühed väga nagu õlide maailma alustalad. Ehk siis tundub hästi lihtne ja tavaline teema, aga tegelikult uuele õlisõbrale ülivajalik teadmine ja ka vanale olijale teema, mida alati hea meelde tuletada, ehk eeterlike õlide kasutusviisid. Mis need on, millal mida eelistada, miks mida valida, mis on ühe või teise nagu taustad, ohukohad ja muud vajalikku infot sinna, mis on vaja teada. Aga igal juhul hea meeldetuletus kõigile, et millised siis on meie eeterlike õlide kasutamise kolm põhiviisi. Me seda kõik teame, et on kolm põhilist viisi, aga millised need on, hakkame järjest siis arutama, mis on kõige esmasem, mis on kõige põhilisem, kust ka see nimi tuleb, et nad on eeterlikud õlid, siis lähme teele, vaatame täpsemalt. Ja esimene, kõige põhilisem või kõige esimesem kogemus eeterlike õlidega on sissehingamine, nuusutamine ja mina räägingi siis sellest, et kuidas me läbi sissehingamise eeterlikke õlisid kogeme. Ma jagan ekraani ka, on ilusti näha. Nii et ehk siis sellest tuleb siis tõesti see nimi ka, et sissehingamine, aromaatne. Järgmisel slaidil on natukene sümboleid ka, mida sa raamatutest võid leida, aga kui sa hingad eeterlikku õli sisse, siis 2 sekundiga jõuab see sinu aiu ja täpsemalt sinu limbilisse süsteemi. Ja limbiline süsteem on see, mis hoolitseb siis meie emotsioonide eest, meie emotsioonikeskuseks on ta. Ja samamoodi ka meie mälestuste, toob nii-öelda mälestusi ülesse. Ehk siis kohe, kui sa mingit lõhna tunned, mingi lõhn läbi sinu nina jõuab sinu aiu, siis limbiline süsteem reageerib ja paneb sind tundma mingisugust emotsiooni või siis toob esile mingisuguse mälestuse, mis on ka seotud mõne emotsiooni või mõne tundega. Ja sellepärast ongi just eeterlikke õlisid kasutatud aroomteraapias või kasutatakse aroomteraapias just sellepärast, et meie emotsioone ja mõjutada ja tuua esile just selliseid mälestusi, mis tekitavad meile mõnusa lõõgastavad head tunded, et me saaksime tervendada ja lahti lasta siis need kogemused, emotsioonid, mida me ei taha tunda. Nii et aroomateraapias siis esimene ja põhimõtteliselt mingites koolkondades ka ainus viis, kuidas eeterlikke õlisid kasutataksegi, siis ongi läbi sissehingamise ja limbiline süsteem ja läbi selle limbilise süsteemi läheb siis õli väga kiiresti ka üle kogu keha laiali, et jõuab edasi mujale. Ja raamatutes võid sa leida siis aromaatik, eesti keeles ka veel aromaatne on see sissehingamine ja kuidas me siis hingata saame eeterlikke õlisid. Neid võimalusi on väga mitmeid. Sa võid hingata otsepudelist, sa võid tilgutada peopesale ja teha peopesasid, hõõruda kokku ja teha selline mõnus selline aroomipesa endale nina ümber ja siis nuusutada siit niimoodi pikalt, kas või 3 minutit mõnusalt võtta selline lõõgastus ja see väga hästi kiiresti rahustab su keha või rõõmustab su keha või annab motivatsiooni või inspiratsiooni vastavalt sellele, mis lõhna sa nuusutad, millist õli. Vastavalt sellele ta tekitab siis emotsiooni. Saad kasutada difuuseris. Ma loodan, et difuuser on meil kõigil olemas ja sa tead, mis see on, ehk siis selline lõhna nii-öelda lambikene, kus siis me sisse paneme vett, külma vett. Oluline on just panna jahedat vett ja see jahe vesi siis aurustub seal ja koos selle auruga tulevad siis eeterliku õli osakesed ruumi ja me hingame need sisse läbi limbilise süsteemi, jõuavad siis ka meie kehasse.
ja miks on oluline just külma vee peale panna ja mitte küünla peale, nii nagu võib-olla mõned teavad, et küünlalambi peal siis nii-öelda saab eeterlik õli lõhna, siis tuppa ja toa lõhnama panna, et sellepärast, et kuumus põletab ära need kasulikud teraapilised omadused, mis on meie puhastes doTERRA õlides. et odavates õlides ei ole neid teraapilisi omadusi, aga seal ka see põletamine ei tee head, vaid pigem sünteetiliste ainete põletamine võib tekitada just natukene rohkem kahju kui kasu. et sellepärast just eelistage pigem difuusorit, mitte seda lõhnaküünalt, et esiteks hoida neid teraapilisi omadusi ja need ka enda kehasse saada ja lõhn jääb ka parem. Vannivette saab panna, aga siis on hästi hea, kui sa segad seda näiteks piimaga või siis vannisoolaga ennem ära, sest et eeterlik õli ei lahustu vees ära. Saunakerisele ei tasu ka visata, sest samamoodi see kuum põletab selle ära, aga sauna jaoks olen mina teinud näiteks sprei. väga mõnus on eukalüpti või siis airi panna sauna. sellise veesprei, mida ma siis pihustan sinna ruumi lihtsalt, et on selline mõnus aroom, et kes on harjunud saunas eeterlikke õlisid kasutama, et siis tead, et on sellised võimalused ja juuksed saavad olla meie difuusor, sa võid panna eeterlikke õlisid juustesse, sa võid panna riiete peale natukene kuskile, kui sa tahad, et nad lõhnama jääks, siis muidugi jälgi, et seal ei oleks kas baasõli sees või tsitrusõlid, mis võivad plekki jätta, et oleks selline valge eeterlik õli. ja, ja samamoodi, kui sa paned ka õli endale pulsikohtadele, siis sa hingad ka seda automaatselt sisse. nii et võimalusi on erinevaid. ja nüüd ma küsin, kas puhtus on oluline sissehingamise juures, siis vastan juba ise ära, et jaa, et kui sa esimesel slaidil nägid, et kuidas sisse hingates läheb 2 sekundiga eeterlik õli meie aiu välja, et mitte ainult ninna ei jää, vaid päriselt ta läheb meie aiu ja kogu kehasse, siis loomulikult on ka sissehingamisel väga oluline kasutada puhtaid eeterlikke õlisid ja üldse jälgida seda, et mida sa sisse hingad ja millised on need lõhnad, mis sind ümbritsevad. kas need on puhtad, sest ka parfüümid lähevad otse meie sisse või kodupuhastusvahendid, mida me kasutame, lähevad samamoodi meile, jõuavad meile kehasse läbi hingamise, lõhnaküünlad ja kõik muud sellised asjad, sauna ka mingid mitte puhtad õlid. nii et jälgi palun seda, mida sa kasutad ja vali endale sissehingamiseks enda ümber igas mõttes puhtad lõhnad, et mitte ainult eeterlikud õlid, vaid kõik muu, mida sa sisse hingad enda ümber, siis samamoodi. minu poolt kõik, kas me räägime nüüd järgmisest kasutamisviisist või on kellelgi veel täpsustada midagi hingamise, sissehingamise aromaatse kohta? ma tahtsin öelda seda, et on olemas vaata need ehted ka, mille peal saab tilgutada. Need laavakivi ehted on ju, et need on ka hästi head, mis siis hoiavad seda eeterlikku õli enda sees ja siis saad selle lõhna endaga kaasas kanda terve päeva jooksul on ju. et need on siis käevõrusid ja kaelakeesid, mida iganes. kõrvarõngad me pole näinud. aga see on hea idee, võiks teha. on ju? aga mina rõhutan kohe üle ja mina olen siis Margit ja räägin teile täna sellest järgmisest enim tuntud või levinud kasutusviisist, mis on siis pealekandmine, topical inglise keeles, ja kui te vaatate raamatust, siis seda pealekandmise sümboliks on kas siis käsi või on T-täht, et kui te raamatutest vaatate, et mismoodi seda ühte eeterlikku õli kasutada, siis on just niimoodi need ära märgitud. aga mis see topical siis tegelikult on ju? see on siis sihipärane ehk lokaliseeritud kasutus. ja lisaks ma tahan öelda, et loomulikult me räägime siin ainult doTERRA eeterlikest õlidest, sest et on olnud palju juhuseid ka niimoodi, et kui on pandud peale tavapoest ostetud lavendli eeterlikku õli, siis doTERRA eeterliku õliga on see ärritus nahalt maha võetud. aga mis siis on? ühesõnaga võiks öelda niimoodi, et lahjendamine on alati kasulik mõte. see ei ole õlide
toime vähemaks tegemine, vaid hoopiski selle parema tulemuse saavutamine meie keha heaks. Võib tunduda natuke naljakas või imelik, et eeterliku õli segamine mingi baasõliga, nagu näiteks fraktsioonitud coconut oil, mis on siis see fraktsioneeritud kookosõli doTERRA oma, või siis ka ükskõik mis teine baasõli, et see kokkusegamine võib õlitoimet suurendada, aga nii see tegelikult on, sest et eeterlikud õlid on lenduvad, mis tähendab, et nad aurustuvad hästi kiiresti ära. Aga segades eeterlikku õli koos baasõliga, millel on siis nagu suuremad molekulid kui eeterlikel õlidel, siis on seda lendumist võimalik vähendada ja eeterliku õli kontakt nahaga jääb pikemalt püsima. See tähendab seda, et imendumine meie kehasse, meie naha kaudu on palju parem, sest et ilma baasõlita eeterlik õli imendub meie kehasse kõigest 4%, aga koos baasõliga, ükskõik millise baasõliga suureneb see imendumine 10%. Kui aga näiteks katta see pind, kuhu sa oled nüüd siis eeterlik õli koos baasõliga pannud, näiteks kui sa oled pannud talla alla balance'i õli või mingit muud asja või sa oled pannud selja peale mingit eeterlikku õli, siis paned peale kas siis sokid või paned rätiku, on ju, et see pind saaks kaetud ja siis suureneb imendumise protsess koguni 75%-ni. Nii et see on väga suur erinevus, kas sa lahjendad, ei lahjenda või siis sa katad selle pinna pärast ka kinni, et see imendumine oleks suurem. Ja kasutamist saab siis teha niimoodi, et kas sa paned eeterliku õli peopessa ja lisad sinna baasõli või siis sa paned hoopiski selja peale, nagu me teeme Symphony of the Cells'i või teisi kehapraktikaid, et sa paned õlitilgad selja peale ja siis katad selle baasõliga. Et mõlemad variandid on täiesti okeid ja samuti on meil palju rullikusegusid, kus on juba siis baasõli sisse pandud. Ja just mõte ongi see, et need eeterõlid ei lenduks. Ja lahjenduse puhul selles mõttes, et kuidas siis mõelda, kõige selline üldisem lahjenduse soovitus on üks tilk eeterlikku õli lahjendada siis 3 tilga baasõliga. Ma nüüd jagan slaidi ja siis me näeme veel rohkemgi, et kuidas nagu seda lahjendust teha. Selles veerus siin on siis lahjendus 0,5% kuni 25% ja see siis sõltub täpselt sellest vajadusest, kellele või millele, kuhu kehapiirkonda või mille jaoks sa eeterlikku õli kasutad. Kindel on see, et näiteks oregano, kassi ja cinnamon on doTERRA õlidest hästi tugevad, hästi tulised õlid, nende puhul on vaja rohkem lahjendust teha. Või näiteks, kui sa kannad tundlikumale nahale, näiteks näole, siis tuleks samuti lahjendada vastavalt. Kindlasti tuleb arvestada ka inimeste vanust, näiteks beebid, väikelapsed ja vanurid on need, kelle puhul tuleb kasutada tugevamat lahjendust. Ja siin on nüüd lahti seletatud see, et mis tähendab see 1% või 25%. Et kui sul on 5-milline rullikpudel ja sa tead, kelle jaoks sa tahad seda eeterlikku õli kasutada, sa vaatad, millise tugevusega eeterlikku õli segu sa endale teed, siis on see veerg siin, need tilgad on siis eeterlike õlide arvud. Et mida siis sinna pudelisse eeterlikku õli panna. Kui aga mõelda veel, et kuhu on mõttekas õlisid nahale kanda, siis ikka sinna, kus on probleem, et kui su põlv valutab, siis paned põlve peale ja kui sul on näiteks kõhugaasid, siis määrid päripäeva kõhu peale. Kui on sul näkku mõni punnikene tulnud, siis ilmselgelt tuleb sinna punni peale panna, et siis varba otsa pole mõtet panna. Aga samuti on head kohad näiteks meelekohad, pulsipunktid, talla alla ja talla alla on tegelikult üks hästi selline turvaline koht, sest seal esineb kõige vähem ärritust. Samuti on seal palju refleksoorseid punkte ja kolmas põhjus, miks talla alla kanda, on see, et seal on suured poorid, seal on suurem higieritus ja seega on ka imendumine suurem. Nii, ja üks oluline asi veel, kui Triin ütles, et kui sa sisse hingad, siis 2 sekundiga on eeterlikud õlid sinu
limbilise süsteemi kaudu sinu kehas, siis lahjendatud eeterlike õlide segu nahale kandmine võib toimuda juba 2-3 minuti jooksul peale kandmist. See tähendab seda, et selle ajaga jõuavad õlide ühendid vereringesse ning sealt edasi närvisüsteemi ja teistesse piirkondadesse, mis siis vajavad toetust. Et see on siis minu poolt selle topical ehk nahale kandmise teema kohta kõik. Kui on kellelgi midagi lisada, palun tehke seda nüüd. või vaikige igavesti. Ja, aga võib-olla ma ütlen selle veel siia juurde ka, et kui sa kannad näiteks nahale, kannad siia meelekohale piparmündiõli, on ju, siis ole sellega ettevaatlik, et ta ei läheks sulle silma, et ära kanna silmadele, limaskestadele, need on need kohad, kuhu ei panda, on ju. aga kui juhtub nüüd see lugu, et sul tegelikult läks kogemata silma, et siis sa mitte ei pese seda veega puhtaks, vaid sa võtad siis baasõli ja baasõliga lahjendad ta lihtsalt silmast välja. Ja ma võin sulle lubada, pimedaks sa ei jää. Ja see kehtib on ju kõige kohta, mitte ainult kui sul õli läheb silma, vaid ka kui naha peal on tekkinud nahaärritus, kui sa oled kasutanud õli siis lokaalselt, siis samamoodi mitte veega ei lähe pesema, sest vesi ainult võimendab seda reaktsiooni, vaid paned baasõli juurde. Kui sul ei ole fraktsioneeritud kookosõli, siis sa võtad lihtsalt kas või oliivõli või kookosõli, mis sul köögis on ja paned naha peale, kui tekib punetus või väike kihelus, et leevendada seda reaktsiooni. Ja lihtsalt igaks juhuks ütlen siia juurde, et see ei ole allergiline reaktsioon, vaid see, nagu Margit ütles, õlid on väga-väga potentsed, nad on kanged ja meie nahad, nii nagu nad taluvad päikest erinevalt, taluvad nad ka eeterlikke õlisid erinevalt ja see on lihtsalt lokaalne naha kokkupuutereaktsioon, et see õli oli liiga kange sinu nahale. Nii et mitte siis lahjendada, vaid teha ta nahale sõbralikumalt vastuvõtmiseks. On ju? Ja keha jaoks kasulikumaks. Jah, pehmeks. Aga meil on kolmas kasutamisviis veel, mida põhiliselt kasutatakse, on ju, et aromaatne siis, kui on vaja meil tegeleda meeleolu ja just selliste, eriti ka kindlasti hormonaalsete teemadega. Lokaalne pealemäärimine siis sellisel puhul, kui ikkagi kõht valutab, siis sissehingamisest on vähe, on ju, et me peame lokaalselt põlvevalu puhul kasutama selles kohas siis seda eeterlikku õli. Ja täpselt samal põhjusel, et viia õli siis oma sihtkohta kiiremini sügavamale keha sisse. Meil on ka kolmas kasutamisviis, mis on seestpidine või siis ingliskeelselt on ju eternal ja raamatutes märgitakse ka siis i-tähega või on kapslimärk seal kõrval. Nii et see on kolmas kasutamisviis, mis on teatud hetkedel väga õigustatud. Et kindlasti seespidine kasutamine ei ole number 1 kasutamisviis, et kui on ikkagi tuju paha, siis ei ole vaja kapsleid sisse võtta, vaid valida just selleks sobilik kasutamisviis. Aga seespidine kasutamine siis viib eeterliku õli kehas sügavamale, eriti kui on vaja meil toetada siseorganeid, kui on vaja tegeleda näiteks seedeelundkonna teemadega, sealhulgas ka kõik siuksed seal keskkonnas elavate siis ebasobivate tüüpidega, keda me ei taha oma kehasse. Samuti rakutasandi toetusega, et siis on eeterliku õli kehasse sisse panemine väga-väga-väga õigustatud. Aga siin on ju mitmed asjad, mida tuleb alati jälgida. Nii nagu sissehingamise ja pealemäärimise puhul, siis samuti sissevõtmise puhul on see kvaliteet üli oluline. Ja siin ju koha peal sa ei pea isegi väga palju nagu midagi muud teadma. Tea, et doTERRA õlid on turvalised seespidiseks kasutamiseks. Need õlid, mis on mõeldud seespidiseks kasutamiseks. Ja hästi lihtne on meelde jätta, et mida tohib sisse võtta, siis selle järgi, et mis on söödavad taimed. Siis neid on alati turvaline kas kasutada siis oma joogivee sees, mida ilmselt kõik
on harjunud tegema ja teate, et tilgakene mõnda tsitruseõli oma vee, igapäevase vee sisse panna just nimelt sellel põhjusel, et see läheks meie seedeelundkonda, et see läheks kehasse, organismi sissepoole ja ta saab seal hakata oma kasutegureid siis rakendama kõige paremini. Samamoodi me võime tilgakesi tsitruselisi alati panna oma smuutide sisse, oma kastmete sisse. Et kuna tsitruselisi me sööme, siis on alati lihtne mõelda, okei, ma võin seda eeterlikku õli ka kasutada. Sama on kõikide ürtidega, vürtsidega, mida me niikuinii kasutame, et kui me ingverit näiteks või siin kaneeli, kardemoni kasutame ainelisena oma toidu peal, siis täpselt samamoodi me võime julgelt kasutada ka eeterliku õlina teda toidus. Aga nii nagu vürtsid on hästi kanged ka taimena, pulbrina, kuivatatuna, siis nii on ka vürtsi eeterlikud õlid väga-väga potentsed, kui sa kasutad neid eeterlikke õlina. Et eriti kaneel ja kardemon ja võivad, kui sa mõtled, et tassikese kohvi sisse oleks tore panna tilk kardemoniõli, siis esialgu see võib olla liiga palju. Ja täpselt sama on ürtidega, et minu enda kõige esimene eeterliku õli kasutamise kogemus toidus oli just nimelt, kui ma tahtsin pastakastme sisse panna oreganoõli, sest noh, nii mõnus oleks sellist nagu väikest oregano särtsu sinna panna. Ja ma natukene olin isegi võib-olla sihuke üleolev, et mis see üks tilk terve poti peale, kuulge, pole midagi, onju. Ja ma paningi selle ühe tilga ja teate, see pastakaste ei olnud söödav pärast. Et elu õppetund kohe sain selle koha, et tõesti õlid on väga-väga intensiivsed ja alandlikkuse selle ees. Et tea siis, kui sa tahaksid toidu sisse kasutada neid kangeid õlisid, väga potentseid õlisid, siis kasuta hästi hea viis seda teha on puidust hambatikuga. Sa kastad selle hambatiku sinna õli sisse ja segad siis kas oma kohvi sisse või kastme sisse või marinaadi sisse. Aga kui sa oled juba vilunud õlide kasutaja ja harjunud neid ka seespidiselt kasutama, siis sa harjud nende maitsetega ja minu jaoks tassi kakao sees tilk kardemoni kaneeliõli ei ole liiga palju, vaid see on ülimõnus selline särts sinna. Ja just nimelt me kasutame toidus ka neid sellepärast, et me saaksime kehale sissepoole ka neid kasutegureid, mida siis need söödavatel õlidel on. Ja hea reegel meelde jätta, mida ei tohi sisse võtta, on see, et kui sa ei tea, kas see taim on söödav, siis ära kasuta seespidiselt. Eriti käib see just nimelt selliste nagu sulle mittetuntud taimede ja ka lilleõite puhul, et kui sa ei tea, siis pole vaja kasutada. Aga kui vaatad järgi ja tead, siis väga paljud lilleõlid on samamoodi seespidiselt kasutatavad ja ürdid, kõik siis need rohelised taimed, kõik sobivad seespidiseks kasutamiseks. Ja üldreegel on ka see, et õlide segud, mis meil on siin, noh näiteks Balance'ist oli juba korra jutt ja enamus õlisegud ka ei ole mõeldud seespidiseks kasutamiseks, välja arvatud siis On Guard, mis on isegi juba valmis kujul meil ju kapslis pandud olemas. Sengest, mis imeline seedeelundkonna toetus, jällegi juba olemas ka kapslis, aga kui sul ei ole kapsleid, saad seda kas panna siis joogivette, tilgutada otse keele alla või on meil olemas tühjad kapslid, kus sees on sellised väiksed kapslid, teed selle lahti, tilgutad eeterlikku õli sisse ja väga oluline soovitus alati panna ka siia tühja kapslisse õlitilgale juurde baasõli. On see siis sinu oliivõli kodus, ma tean, et osad armastavad vahel panna ka D-vitamiini, mis on ka tavaliselt ju kas siis kanepõli või kookosõli või millegi sellise baasil. Ehk siis söödavat õli pane sinna juurde, et siis on see maole pehmem. Aga kui sa ei tunne ennast hästi ja turvaliselt eeterliku õli seespidisel kasutamisel, siis sa ei pea seda tegema, sest nagu Margit ütles, ka peale määrides imendub ta kehasse täielikult kiiresti.
Ja uuringud on näidanud, et 20 minuti pärast on eeterlikud õlid leitavad kõikides rakkudes, kui sa neid oled kasutanud siis keha peal või sisse võtnud, et meie keha kannab selle laiali igal juhul. Lihtsalt sissevõtmine on teatud juhtudel kiirem, ta on väga tõhus toetus sellistele rakutasandi teemadele, siseorganite teemadele, nii et mina ise olen küll väga-väga-väga palju sellest toetust saanud ja minule endale meeldib neid sisse võtta ja minule meeldib kasutada pigem kapsleid, kui siis toidu sisse panna, sest mõnedel õlidel on väga intensiivne maitse. Ja kui tekib mõte, et aga mul näiteks ma ise ei armasta kapsleid neelata või juba suuremad lapsed, et nemad ei neela kapsleid, siis hea nipp on alati näiteks segada õlisid mee sisse. Eriti kui on siin kurkkraabib või on mingid sellised teemad, et siis mee sisse paned mõned tilgad, segad ära ja siis laps limpsib hea meelega mett koos mõne tsitruselise õliga ja küsib juurde, aga samas saab kehatoetust ja tervendust. Nii et tahtsin öelda ka seda, et mis on hästi võib-olla oluline, et inimesed vahel ei tea ja küsivad, et miks ei ole õlipudeli peale kirjutatud, et seda eeterlikku õli tohib seestpidiselt kasutada. Siin on oluline teada seda, et see on juriidika. Et osad, nagu ma ütlesin, et osad õlid on meil pandud juba kapslisse valmis, nagu on Guard, Zenkest, DDR Prime, mis on täiesti Sendogreen, Softshells, meil, kas on veel midagi, mis on puhtad nagu eeterlikud õlid või õlisegud, mis on juba kapslis valmis. Need ongi tehtud, Metapower. mis asi? Metapower. Metapower, just, Metapower tuli ka meelde, jah. Et need on pandud valmis juba kapslisse, sellepärast et sul oleks lihtsam neid kasutada ja jääb ära see juriidika seal taga, sest eeterlikud õlid on registreeritud kui nad lähevad kosmeetikatoodete valdkonda nii-öelda ja seaduse järgi nad ei saa pudeli peale märkida mitut kasutamisviisi. Ja see, et nad saaksid pudeli peale panna, et see on ka seestpidiselt kasutatav, nad peaksid registreerima selle toote toidulisandina. Toidulisandile jälle kehtivad väga-väga paljud teised regulatsioonid ja nad ei saa kasutada ühe toote peal mitut erinevat regulatsiooni. Ja sellepärast on kõik õlid nii-öelda nahahooldustooted ja sina pead lihtsalt teadma tausta, et söödavaid taimi tohib kasutada ka seestpidiselt ja osad asjad siis on juba valmis pandud meile kapslisse. Kas sai mul kõik tarkus selle kohta öeldud või jätsin midagi ütlemata? Tundub, et see kõik ülevaade on selge. Aga meil on veel paar nüanssi, kuidas eeterlikke õlisid me tegelikult oma kehasse sisse saame, et Eeva, jaga meile. ja, ja sa said väga palju asju öelda ja seega, kuna mina räägin ka ühest viisist, mis on ka seespidine, sellepärast kõik see Marise jutt, milliseid õlisi siis sellel viisil kasutada, millest ma hakkan rääkima, kehtib täpselt see minu puhul ka. Ja te kindlasti paljud olete juba kasutanud ka, et on olemas selline viis, et panna kas õli keele alla või suulakke. Ja, aga võib-olla vaatame natukene seda lähemalt, et mis see siis on, et kuidas see erineb siis sellest, et kas ma võtan kapsliga sisse või kuidas üldse keele alla panemine ja suulakke panemine, mis seal erinevat on. Et alustame siis keele alla panemisest, sellepärast et keele alla tilgutamine on ka doTERRAs ametlik õlide kasutuse viis. Ja keele alla asub üks kõige paremini imenduv piirkond kehas. Sellepärast, et seal on hästi õhukene limaskest, seal on hästi tihe veresoonestik
ja tänu sellele saavad need ained. Ma ütlen ained sellepärast, et eeterlik õli ei ole mingi üks asi, seal on väga palju keemilisi ühendeid sees. Need ained saavad liikuda otse vereringesse ja mööda siis maksast ja seedetrakti esmasest läbimise efektist. Et mis asi see esmane läbimise efekt siis on? On see, et see aine jõuab vereringesse ilma esmalt maksa läbimata ja sellega ta väldib teatud osa toimeainete lagunemist. Et see tähendab seda, et kui sa võtad aine suu kaudu ja neelad selle alla, näiteks kapsli või joogina, siis see liigub kõigepealt maksa, kus see võib osaliselt laguneda või muunduda ennem, kui ta jõuab üldse üldvereringesse. Aga kui sa paned selle tilga õli alla, keele alla, siis see läheb otse verre, maksa vahele segamata ja see muudab õli toime kiiremaks, vahetumaks ja sageli ka tugevamaks, sest keha saab aine originaalkujul kohe kätte. ja ja miks ta peab vereringesse jõudma? Vereringesse peab eeterlik õli jõudma ikkagi eelkõige seetõttu, et ainult nii saab see levida kogu kehasse ja jõuda sinna, kus ta siis mõju avaldab. Olgu see siis rakud, organid, närvisüsteem. Ja kui see eeterlik õli toimeained ei jõua vereringesse, siis ta ei saa kehas oma tööd teha lihtsalt, vaid ta jääb seedetrakti või laguneb enne, kui ta jõuab sihtkohta. Et hästi lihtsalt öeldes, vereringe ongi siis see tee, mida pidi see aine liigub sihtpunkti, et seal siis toetada ja leevendada. Näiteks kui sa paned omal keele alla tilga kopaiibat või viirukit, siis see imendub otse verre ja hakkab süsteemselt mõjuma. Et see on täiesti ametlikult soovitatud viis doTERRA poolt. Oluline on vaid see, mida Maris eespool rääkis, et pudelil oleks see märgistus, internal use või siis ta on toidulisand või siis, et ta on söödav taim. Et see on selline, keele alla panek on selline füüsiline, kiire ja hästi tõhus viis. Et ja see on ideaalne just füüsilise keha toetuse jaoks, aga suulagi, et see liigume, suulagi on väga tundlik tsoon, kuigi kui te katsute keelega, siis ta on suhteliselt kõva võrreldes sellega, mis keele all on. Ja see koht on seal, kus, kui te panete suu kinni, siis loomulikult, kus teie keeleots on. Et meditsiiniliselt on ju ka suulagi kaetud sellise paksema limaskestaga ja ta tegelikult on vähem läbilaskev süsteemseks imendumiseks. Aga mis seal on oluline, ta on väga rikkalikult varustatud erinevate närvidega ja üheks selleks närviks, mis seal on vaagusnärv ehk siis uitnärv ka. Ja tema on üks tähtsamaid parasümpaatilise närvisüsteemi komponente. Et see mängib hästi suurt rolli keha rahunemises, et kui keha rahuneb, siis me saame ka seedida ja ka taastuda. Ehk siis vaagusnärvi peamised ülesanded ongi ju see, et ta lähtub eelkõige ajust, millest rääkis just Triin, ehk siis me nuusutame sisse ja ta ulatub tegelikult läbi kaela, rindkeresse ja kõhuõõndega. Seega see, millest rääkis Maris. Ja seetõttu on ka see vaagus nimi uitnärv, ta uitab ringi. Ja ta tegelikult varustab närviimpulssidega väga paljusid organeid. Süda, kopsud, magu, maks, neerud, soolestik. Ja mida siis vaagusnärv aitab teha? Ta aitab aeglustada südame löögisagedust.
ja seetõttu soodustab seedimist ja saab ka toetada põletikuvastast nagu vastust ja toetab sellist rahuseisundit. minu arust inglise keeles öeldakse hästi rest and digest. ja kuigi aine, kui me paneme suulakke, ise ei pruugi sealt kergesti verre jõuda, siis ta saab ikkagi väga kiiresti mõjutada närvisüsteemi kaudu just meeleolu, kohalolu ja sellist rahuseisundit. Hiina meditsiinis asub ka selles punktis, selles piirkonnas taevavärav, mis ühendab siis kõik meie kanalid, nii in kui yang kanalid. ja see punkt toetab siis dženni ehk siis vaimu rahu ja kohalolu. Ja lühidalt öeldes siis, kuidas me siis seda kasutame? Suulakke, keele alla saame aru, paneme tilgakese keele alla, suulakke panen tilgakese pöidlale ja panen siia hammaste taha pöidla. Hoida siis umbes 20 sekundit, ehk siis see on siis esimene viis, kuidas ta üldse meie kehasse jõuab. ja Ja hästi kokkuvõtvalt, millal siis kumba valida. Kui sa vajad füüsilist tuge, siis vali keele alla tilgutamine. Kui sa soovid rahuneda või keskenduda, siis pane suulakke. Ja pea siis meeles ka, et milliseid õlisi siis seespidiselt on hea tarvitada. Ma tahaks tuua ühe näite. Mina ei teadnud eeterlikest õlidest mitte midagi ja me käisime aastaid Aasias ja olime seal kuu aega ja me saime alati kogu perega korraks kõik oma kõhutõved ja kõik asjad kätte. Nii et igaüks teadis, et kuust ajast üks päev on selleks, et me saaksime oma kehad korda ja kohaneda siis selle Aasia söögi ja muu bakteritega. ja, ja siis üks naine andis minule kaasa onguavardi eeterlikku õli ja ütles, et see on väga hea, ilma et ta oleks öelnud, kuidas seda kasutada. kuna me käisime jõulude ajal, siis ta lõhnas nagu jõul ja mul oli tohutu piparkoogiisu ja ta lõhnas nii hästi, et ma panin selle keele alla. Ta oli mõru ja ma teadsin, et nüüd on vaja teha seda, et mitte keegi ei läinud hommikul ennem toast välja, kui tilk oli keele all. See oli esimene reis, kus meil ei olnud kellelgi mitte ühtegi kõhuviirust, me saime nautida kõik kuu aega oma reisi rahulikult. Nii et tunnetage, ise te teate, kuidas on, et keele all kehatugi, suulaes vaimutugi. Et lihtsalt keha ütleb sulle ise, et millist ust sa täna siis avad. Ma loodan, et ma sain selle enam-vähem räägitud, et see on selline mõnus viis. Üks asi on veel, et kui sa alustad alles eeterlike õlide teekonda, siis sa võid samamoodi selle ühe eeterliku õli lahjendada õliga ja baasõliga ja panna ka keele alla ja suulakke. Lihtsalt see mõju on natukene aeglasem ja ta ei ole nagu nii kontsentreeritud, aga mõju on ikka hea. Aitäh teile! mul tekkis selle peale kohe tahtmine võtta melissi ja jälle suulakke hakata panema, sest melissi teekond just nimelt käib läbi selle suulae aktiveerimise ja kes on tundlikumad, siis minu meelest see on täiesti tunda, kui sa vajutad selle pöidla siia suulakke, kuidas see nagu kehas läheb tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun kõik laiali. Nii et nagu sa näed, 3 põhilist kasutamisviisi, aga iga kasutamisviisi juures on see skaala jälle nii palju laiem, et eriti kellel on palju juukseid, siis minu lemmik on absoluutselt juuste kasutamine difuuseriks, nagu Triin ütleski. ja see kestab päevi, sest vahel lähed kuskile, keegi, jumala imelik, miks sa mind nuusutad, et su juuksed lõhnavad nii hästi sest mul on kogu aeg harjumus panna juuste otstesse või juustesse eeterlikku õli ja see ise ei tunne, aga jääb sinna püsima väga-väga pikaks ajaks.
ja siis lokaalne kasutamine on ju siis, kui lokaalsesse kohta on pinge, mida on vaja leevendada ja seestpidisel siis vastavalt kas vajab seedeelundkond toetust, siseorganid toetust või siis on vaja kiiresti terves kehas laiali see närvisüsteemi toetuseks saada. tegelikult lihtne, loogiline ja lahjendamise juhised Margit jagas väga head. Võib-olla ütlen sellise ametliku märkena ka siia juurde, et seespidisel kasutamisel on ka soovituslik ööpäevane kogus, mis on siis 24 tilka ööpäevas, võid seespidiselt kasutada, aga elu on näidanud, et vilunud kasutajad jäävad ellu ka väga palju suuremates kogustes, kui on ikkagi väga akuutsed seisundid ja tegemist on looduslike asjadega, nii et tegelikult ei saa me sellega endale kurja teha, kui sa tead, kuidas, mida kasutada. Ja kui ei tea, siis võta vähem. Vähem on rohkem. Ja see soovituslik kogus on siis, mis ma ütlesin? Ma ütlesin 24 tilka ööpäevas täiskasvanute puhul siis just täiskasvanute puhul ja lastel siis öeldakse, et alla 6-aastastele ei ole vajadust sisse anda, sest nende kehad on niivõrd aktiivsed ja liikumises, et ka peale määrides väga kiiresti saab keha mõjutatud. Aga alates 6-aastastest siis kogus poole väiksem, mida siis ööpäevas soovitatakse anda. Aga jällegi, kui sa oled vilunud kasutaja, tunned oma lapsi, lapsed on harjunud, siis näiteks minu majas ka väga palju väiksemate laste puhul olid need ongaardipärlikesed väga-väga-väga praktilised abilised igasuguste kõhuhädade puhul ja just, et sa saad võtta neid ilma veeta, nad lähevad hästi lihtsalt alla ja ikkagi, kui on mingi kõhujama liikvel, siis see ongaard, mis hävitab reaalselt viiruseid ja baktereid, läheb otse sinna kohta, kus kogu see pull toimub ja ta lõpetab hästi kiiresti selle töö seal ära, selle jama seal ära, et keha saaks korralikult töötada. Loodan, et saime kõik olulise info edasi antud. Kas on äkki küsimusi, mõtteid? Kõik on selge nagu sulavesi. Igal juhul on see hea ülevaade meeldetuletamiseks või uuele õlisõbrale üldse endale teadvustamiseks, kuidas siis õlisid kasutatakse, kui palju on neid kasutamisviise ja kohtume järgmisel korral. Meie järgmine Elustiili Zoom on 16. juunil. Siis vaatame, mis teie küsimused on, mis teie mõtted on, millest me siis räägime. Aga enne, kui me siin Zoomi vahendusel kohtume, siis kohtume hoopis päriselus 7. juunil juba, see on juba peatselt, et koos veeta üks suvine mõnus inspiratsioonipäev Pühalis, mis on endine Adila, siis heaolukeskus, nüüd on ta Pühali keskus või Pihali ja koht on Pühali või oli vastupidi. Igal juhul sündmuse info on kõikides gruppides olemas ja väga-väga-väga ootame kõik teiega päriselus kohtumist, nii uute kui vanade õlisõpradega ja tuleb üks üli-ülitore päev, nii praktiliste teadmistega kui ka uudistega konverentsilt. Nii et ole kohal. Kohtumiseni 7. juunil Pühalis ja 16. juunil taas siin meie Elustiili Zoomis. Tšau!